Sealt ümber tuli puu. Super. Rõõmu olümpia on avatud ja päike on meiega. Juhuseid ei ole. Aitäh teile, kallid. Jälle üritus on nüüd avatud, aga ütlen veel seda, et meiega on liitunud ka meie õppegrupi liige meesõppur Marek Kõllamets, kes samuti oma praktikat siin teeb ja vaatleb ja osaleb. Ja kuna meil on Rõõmu olümpia, siis me oleme ette valmistanud esitluse antiikolümpiamängudest ja olümpiamängude ajaloost. Olümpiamängude juured asuvad Kreekas. Peloponnnesose poolsaare läänerannikul asuvas pühapaigas nimega Olümpia. Need mängud olid pühendatud Zeusile, peajumal Zeusi auks ning esimestel mängudel oli kavas ainult üks spordiala ja see oli staadionijooks ja staadioni pikkuseks oli 192,27 meetrit. Rahvusvaheline olümpiakomitee ehk ROK, kelle peasekretäriks siis valiti Pierre de Coubertin. Kas tema on seal juures oleval pildil? Jaa, tema ongi seal entusiastlikult rattas juures. 1896. aastal toimusid esimesed olümpiamängud Ateenas, millest võttis osa ligi 300 sportlast 12 riigist. Olümpismi eesmärk on seada sport kõikjal inimese harmoonilise arengu teenistusse, et soodustada rahumeelse ühiskonna rajamist, mis kannaks hoolt inimväärikuse säilimise eest. See eeldab vastastikust arusaamist sõpruse, solidaarsuse ja ausa mängu vaimus. Aus mäng on olümpia ideaal, mis hõlmab eneses ausust nii meeskonna kaaslaste kui ka konkurentide vastu. Olümpiamängud ja olümpialinn. Nüüdisaegsed olümpiamängud toimuvad iga 4 aasta järel ja nii suve kui ka talviolümpiamängud. Ning on kehtestatud mängude kestvuse aeg, see on siis 16 päeva. Olümpialinn valitakse 7 aastat enne vastavate olümpiamängude toimumist ning selle korraldamise õiguse kinnitab ROK. Ja siin sellel pildil on nüüd Moskva olümpia
all 1980. aastal toimunud Moskva olümpiaregatt. Tähendab, seda oli rahvast oli ju niivõrd palju, et kutsuti abijõudu sinna toitlustusse. Ja kuna ma töötasin tollel ajal Tartus restoran Kauna seal kondiitrina, siis nagu oli võimalus ja läksin ja käisin. Olümpiasümbol. Olümpiasümbol koosneb siis 5 omavahel põimunud rõngast. Sinine, ülevalt siis vasakult sinine, must ja punane, alt siis kollane ja roheline. Ja kogu kujund on korravärane trapets, mis sümboliseerib 5 maailmajao liitu. Nii kogu maailma sportlaste kohtumist olümpiamängude ausas ning sõbralikus võistluses. Olümpiatulest siis, mille me just süütasime. Ja, Põleb. põleb. Olümpiatuli süüdatakse Rockyvalil päikesekiirte abil olümpias. Kreeka jumala kuninganna Hera templi varemete esisel. Olümpiast liigub tuli erilise teatejooksuga tõrvikutest kantuna olümpialinna, kus põleb kogu mängude kestel olümpiastaadionil. Esimest korda põles olümpiatuli 1928. aastal Amsterdami mängudel. Olümpias süüdati tuli esimest korda 1936. aastal Berliini mängude eel. Et see alumise pildi peal ma nüüd räägin, et see ongi tegelikult Tallinnas selle purjesporti või purjeregati avamine tuli. Olümpiamängud kuulutab avatuks võõrustava maa riigipea, lõppenuks aga Rocki president. Olümpialiikumise eesmärk ei ole ainult spordiga tegelemine, vaid tegemist on laiema kultuurilise ettevõtmisega. Coubertin tõi välja spordikasvatuslike eesmärkide olulised aspektid, nagu selle, et sport sunnib ennast arendama ning sportimine aitab mõista elu põhitõdesid. Tähtis pole mitte võit, vaid sellest osavõtmine. Just isiksuse omadused muudavad paljuski maailma ja maailmas valitseva sõjameeleolu rahustamist. Ja siia sobib öelda reegel, kes ütleb kõva häälega välja, meie kooli reegel. Iseloomudest maailma rahu püsima jäämine. Ja tegelikult maailma ja rahu. Mõlemad, et see maailm tegelikult on siin rõhuasetuses tänapäeval. Magiski õppepäeva rõhk on just isiksuse ja tahteomadustel, mida iga järgnev päevakava osa peab omalt poolt esile tooma ja teadlikult teadvustatud saama, sest ürituse eesmärk on suunata tähelepanu inimese tervikule keha, hing, vaim koosluses, mida on iga alalõigu töötoa läbiviijal oluline enda poolt viidata ja tähele panna. Meie koolis on anded peamiseks kobaratesse suunamise ja teenuse osutamisele kasvatamise kriteeriumid. Jah, just anded, jah. Ja. Meie oma andega oleme pigem praktilise suunaesindus ning juhime eelkõige kehalise aktiivsuse tegevusi. Hinge ja vaimu juurde suunamise osas oleme täna palunud abiväge praktika eest vastutavate MTÜ Kullerata liikmetelt, kes on ühtlasi Emma Kisk esindus. Anname siit sõna nüüd üle armsa ajahingel hüpaatiale, keda me praegu tutvustame oma esitluses. Üks hetk veel, jah. Nii ilus laul kostis siin. No kujuta ette. No, kas ma mahun ikka oma suurte kohvritega? No, tõmbame koomale, jah. Nii. Jaa, abi oleks ja tere tulnud. Et mul on nii palju kohvreid seal ukse taga veel. Mis ma teen? Palun mine, võta seal. Kallis külaline, kas sa tahad istuda tugitooli äkki? Ma arvan, et ma istun siin. Et ma võtan selle sama tumba seal, selle madala, jah. No nii, aidake siis külalist, jah. Üks pool on lahti, ettevõtust. Siia ette? Jah, siia. Jah, aitäh. Nii, ma panen siia järjest. Mina olen siis ajahingel hüpaatia. Kujutage ette, kust ta tuleb. Ma kuulsin, et just minust räägiti siin praegu.
et jah, ja ma kuulsin seda seost ka, et olümpiamängude lipp oli esmakordselt Aleksandrias üles heisatud, eks ole, et Aleksandriast olen mina ka pärit ja tulnud siia siis nüüd aegade tagant. Ja täna mul on kaasas üks selline kohvernäitus, et no siin ma nüüd esindan siis jah MTÜ Kullaratast, aga MTÜ-s Kullaratas ja Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskoolis on minul välja kujunenud selline roll, ajaingel hüpaatia roll. Ja nüüd see, et ma raamatuid tutvustan, see on seotud sellega, et ma akadeemiliselt hariduselt olen tegelikult raamatukogundust õppinud ja ka töötan oma igapäevatöös raamatukogus. Ja ma olen seda näitust nüüd teinud umbes 13 klassile. Ja kallis hüpaatia, ma küsin veel seda, et kas sa seoses sellega läksid raamatukogundust õppima, et sa oled ajaingel hüpaatia või oli see kuidagi juhuste kokkumäng? See oli väga juhuslik, et kõik oli juhuslik. See, et ma läksin õppima raamatukogundust, oli tegelikult tänu sellele, et ma ei saanud inglise filoloogiasse sisse ja siis mu töökaaslased esimeses töökohas olid kõik lõpetanud raamatukogunduse ja nad soovitasid sinna minna. Nii et ma õppisin kaugõppes jah, et töö kõrvalt. Jah, ega ma ei teadnud nagu neid seoseid ju siis. Ja siis, kui ma lõpetasin selle, siis ma tegelikult need konspektid panin kuskile ära ja mõtlesin, et ma elu sees ei lähe raamatukokku tööle. Ja kõik ka. Ja, sest ma mõtlesin, et see on igavistumine. Ja palka ka vähe ja... See on kõik raamatukojalt leida, kes on unustanud. Jah, aga juhtus niimoodi, et ma tegelikult töötasin selles asutuses, kus ma praegu töötan hoopis teisel kohal ja jõudsin mitu kohta seal läbida, kandideerisin hoopis teisele kohale. Ja siis ühel hetkel, kui ma olin jõude nagu oma lapselastega kodus, siis üks istub siin, jah, teine kaksik on kodus. Et siis meie personalijuht oli avastanud minu paberitest tööraamatust, et ma olen raamatukogundust õppinud ja meil oli just raamatukokku inimest vaja. Et sinna ma siis sattusin. Ja nüüd, kui ma sattusin siis ilmapuulaste kasvatuse kooli selle nimega, tolleaegse nimega, et siis sain ma aru nendest seostest, kui see avatar juba tuli ja seos Aleksandria raamatukoguga ja ma olin vahepeal tahtnud ikkagi kandideerida ka mujale, sellepärast et ma mõtlesin, et mul on suurem potentsiaal, kui raamatukogus lihtsalt istuda. Jah, ja ega ma tunde ei teinud ju, seda polnud meil keegi õpetanud, eks ju, ja tähendab, et ma olin ikka väga häbelik. Et selle ma olen kõik nagu õppinud siin, selle esinemisjulguse, oskuse, lastega suhtlemise oskuse, et kõik on nagu tulnud siin õpingutes ja armastuse oma töö vastu. Et niimoodi. Aga nüüd Astrid Lindgren elas 95-aastaseks ja suri 2002. aastal. Ilon Wikland elab praegu ja on 91-aastane ja elab Rootsis, kus tema suure osa oma elust on veetnud. Kohvernäitus on nüüd tehtud tema 90. sünnipäevaks ja neid kohvrikomplekte on 5 tükki ja need ringlevad mööda Eestimaad, mööda rahvaraamatukogusid. Et mina olin siis kooliraamatukoguna, palusin selle endale, selle tõttu on see suurepärane võimalus praegu seda siin meil siis vaadata. Et see on ühe elu ja loomingu tutvustus, ajarännak ajaloos tagasi, 90 aastat siis. Ja selle kohvernäituse on loonud Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Iloni Imedemaga, mis asub Haapsalus. Ja Läänemaa raamatukogu on ka siis kaastegev. Kunstnik on Kaie Kall, on selline nimi. Nii, aga hakkame siis avama. Tähendab, see need pildid jutustavad, et siin kõigepealt on siis vanad Tallinna linna fotod vanade autodega. Et see on see periood, kui tema Tallinnas elas, aga esimesed eluaastad möödusid tal Tartus. Et kui seda esimest perekonnapilti nüüd mõtelda, et siis sellel pildil on rohelusse uppuv maja. Kui saaks nuusutada seda pilti, siis on seal kohviku saiakeste lõhn, mis tõusis tema vanaema peetavast kohvikust. Siis olid seal onud ja tädid, armastav vanaema ja siis vanaema pidas ka pansionaati Narva-Jõesuus. Need suved möödusid neil seal, aga ta elas seal ainult 3. eluaastani. Ja sellel pildilt täiesti puuduvad ema ja isa. Ema ja isa, nii, teeme lahti, rullkirjad, mis on Haapsalu maakonna raamatukogu
lastekirjanduse osakonna töötaja Krista Krumbergi koostatud siis nendele, kes ei ole jõudnud, nendele töötajatele, raamatukogu töötajatele, kes ei ole seda eluloo raamatut läbi jõudnud lugeda, et oleks kokkuvõtlikult selles kastis toimuv. Ja ma loen siis ette, et kes need ema ja isa tal olid, millega tegelesid selle tõttu, et ei olnud lapse jaoks aega. Iloni ema Viida oli õppinud kunstikoolis Pallas joonistusõpetajaks ja jätkas Tallinnas õpinguid keraamikaalal. Talle kuulus ka väike kudumisettevõte. Isa Maks töötas tekstiili, pitsi ja sukavabrikus insenerina. Selle kõrval Tallinna eratekstiilikooli direktorina. Neil olid käed jalad töid tegemisi täis. Lapse jaoks ei jätkunud aega. Ilon oli palju üksi. No, Tallinnas hoidis teenija tal silma peal. Aga siis ta ise on kirjutanud niimoodi, et nad töötasid kogu aeg ning mina nende ellu ei sobinud. Nad kartsid, et oleksin neid seganud. Nii jätsid nad mind vanaema Amalie hoolde. Usun, et see oli kõige parem, mis minuga võis juhtuda. Kunagi olid ju patsitutid olid meil ju sellised, sellest materjalist, eks ju, tutipaelad ja siin on siis väikestele tüdrukutele. Meil ei ole. Niimoodi on võimalus ema kleiti proovida. Nii, vot selline. Ja niimoodi. Siis on siin pärleid ja siis on siin käevõrusid. Kelle ema kleit see on? Et näitan seda albumit. Perealbum on paljusesti valges tutipaelas. Samas jälle nüüd hiljem mõeldes sellele vanusele seal, et tõenäoliselt oli tema elukäigus seda vaja. Et ta mõtleks, et ta oleks üksi, et ta kujutleks ette, et ta elaks läbi erinevaid tundeid, sest inimese seesmine kasv on tegelikult väga individuaalne ja kui on liiga hellitatud, siis ei tule sealt väga head nahka midagi. Et see kasvatas. Nii, siin on siis need raamatuid, tema joonistatud raamatuid. Sul on tuttavad mõned, eks ole? Ilonile endale oli kõige südamelähedasem Vennad Lõvisüdamed. Selle tõttu, et siin see, kas teie ka teate seda? Ja vaatsime filmi. Nii, kas mehed ka teavad? Ikka teadeti. No nii, muidugi. Nii, jah. Oskar on ju selleks võetud täna siia. Nii, pane siia laiali, põrandale, eks? Ja vaatame, kas kuivõrd te mäletate nüüd loetut. Seda ei tea ikka. Siin on 2 tükki juba koos. Sõbrad. Roonja ja Pirk. Teeme, et igaüks otsib mõne paari. Ei, vahekaupa on ja paarilised. Nii. No tahad katsuda ka? Ja hästi head kerged on, eks? No vot, et see on nagu siuke tore auk on. Nuusuta ka, kas on kartuli õhna juures? Mitte eriti vist, jah. Kile maha, üks kits läks üle silla, ta saba tegi tilla, on metta ja taha ja tikkuta. Kits läks üle silla,
elage kaasa, ja meeskonnatöö, tubli. Kaasa, Elisa. No näe, terviseks. Terviselõksu pidu on alanud. ega sa proovi lihtsalt. loputa ära siit järgi. Ja lihtsalt loputage klaas ära. Ei proovi lihtsalt, jah. Klaas loputa ära. Proovi. No tubli. Nii. Jaa, väga tubli. Nii, kas igaüks teeb võimete kohaselt või piir ka maas? Nii, paneme need siia. 12/10, jah? Nii, on Meil operaator ei näe magas siin. 3 Palun, punkti pane viska maha, sinna. kui Paatja viskas siia, läks põrkega. Aga tervise ka sellele kuusele, sest tema on meile andnud. Väga hea. Jah, tervist kokku nüüd. Hops. Väga tugev viskekäsi. Opa, jah. Opa. Kõik läks sisse või? Alguses ei jäänud. No midagi peab mööda ka minema. Aa, ja kuidas te siis kõnnivad? Nemad kõnnivad ja joone. Kuulata tajuma ikka. Rõõmu kui palju. Näe, jalad värisevad all. Ei ole midagi. See on see Ilo Müklandi raamatu jätk. Absoluutselt. Teemast tuleb püsida. No nii. No väike pihta löömine võib ka ju olla, mis? Oh, see läheb nagu liftiga. Juba jõuab enne meest ära minna. Ega pole keelatud. Ei pea ju ootama jääma. Opa. No. Ahah, esimene julge. Tubli. Jaa, väga õige. Jaa, väga tubli. No näe, kõik on elus võimalus. Ma pean nagu tugevamalt looma, aga tuleb hiljem. Kerge, vaata. Hurraa! Jah. Häid mõtteid said või? Olgu jää meile taevas, olgu
jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm. emotikon, aga et mitte korrata, siis tuli päike sellest välja. Ja siin on veel midagi, mis see on, mis sinul seal? Slackline. Kas sa võiksid kirjeldada oma saladuse? No nii. Päikest on meil. Sulgpallireket, et mulle meeldis väga see sulgpalli. Tammu näinud. See koht, kes siin on, et... Siin on? Ei, ma ei tea, ma esimest korda olen siin. Paneme käed nüüd südame tšakra juurde. Ja mõelge endale midagi head. Midagi näiteks rahu või rohkem armastust või midagi. Teeme silmad lahti. Teeks nagu parvaste käid niimoodi. Siis keskendume ainult parvastele, et muid mõtteid ei ole vaja mõelda. Liikuge kohe julgelt. Võite nii, et teisel poole ruumi. Kui aja järgi, et nad võiks teada 100 korda rohkem kui meie. Aga kuklaste elu on palju lühem kui inimestel. Tavatööline elab umbes 2 aastat. Et kui võtta näiteks, kui meie teame, et kuna meil vanaisad, vanaemad sündisid, siis kuklastel sündisid sellised tegelased 6 aastat tagasi. Et nad tegelikult on siin väga palju põlvesid olnud meil. Eks nad on targad ka. Selle poolest targemad, et nad oskavad ennast hoida. Et nad ei hävita oma eluga enda keskkonda. Kas keegi veel soovib?